No tere! Olen jälle siin ühes metsas ja kevadel panin siia suvikõrvitsa. Ikka on nii, et mida kevadel külvad, seda sügisel lõikad. Et, ma ei tea, võib-olla saab vastupidi ka midagi, aga ma ei ole spetsialist sellel alal. Aga ma panin siia suvikõrvitsa. See on juba päris suureks kasvanud siin. Ja mina ei ole suvikõrvitsatest ausalt öeldes ma ei teagi temast mitte midagi eriti. Ei ole ta minu menüüs olnud. Noh, võib-olla proovinud olen, aga ma ei oska temast mitte midagi arvata ausalt öeldes. Mõned inimesed ütlevad, et see ei kõlba kuhugi. Mõned inimesed räägivad, et on söödav ja täitsa väga hea. See osad on võib-olla mingisugused, kes elavadki sellest, et seda ainult söövadki. Aga mina ei tea temast midagi õigeti. Peab guugeldama ja siis retsepti saama, et mida temast üldse saab teha või saa. Aga kui nälg kätte tuleb ja praegu mul nälg on, siis tuleb lihtsalt ära süüa. Ega siin mingit muud varianti ei olegi. Või viskan ta lihtsalt kährikutele metsa. See on teine variant. Aga ma maitsen ta ära, proovin ta ära ja siin on, vaatan, et noored, mingid väiksemad tulevad ka veel siit. No. See aasta on hästi mõnus selline soe suvi olnud ja nüüd sügis on ka nagu, et nagu loodus, ma vaatan looduse järgi tundub, et suvi kestab veel kuu aega vähemalt. Nagu oleks septembrikuu juurde antud suvekuudele. Täna on 25 kraadi oli täna, kui ma siia sõitsin. Ja eile oli ja üleeile ja siin olid 28 ja need rekordid on juba purustatud. Suvikõrvits siin sügisel, noh jah, ma ei tea. Võib-olla oleks pidanud varem ta ära võtma siit. Äkki on liiga ära puitunud või midagi, aga eks see selgub nüüd. Ma proovin ta ära, vaatame, mis saab. Hakkame sööma. Koka video tuleb. Ausalt öeldes ma ei teagi, kuidas seda süüa või mismoodi. Peab guugeldama hakkama. Vaatan, kas ta üldse, ma lõikan ta pooleks. Noh, jah. Ei oska midagi arvata. Nii, alustan oma õhtusöömaga. Enam tuleb midagi toit valmis saada. Natuke guugeldasin ja siis ausalt öeldes ega mul midagi meeles ei ole sellist. Et kui ma olen juba 2 õlut ära joonud, siis eriti meelde ei jää midagi. Basiilik oli üks maitseaine. Küüslauk oli teine. Ilmselgelt tuleb kõigepealt nendest ära koorida. Kui te teate paremaid nippe või miskit, mida teha sellest, andke teada kommentaariumisse. Ma hea meelega vaataks. Või mida üldse nagu kõrvitsast teha võiks nagu. Ma tean,
kõrvitsapüree, tavaline kõrvits, siis on no, päris hea on talvel teha seda mõnikord. Aga see on ka nii, et seda iga päev ei söö ju. Nüüd endavad siia. Vist kõik ära üldse ei jõuagi süüa siin. Pann on nii väike mul. Äkki ei tule välja ka, siis läheb luhta ju kõik. Aga septembri algus on nagu mega ilus. Mis teie arvate? Et sellised soojakraadid siin 25 kraadi oli täna, siin nädala keskel oli meil 31 oli nädala alguses Tallinnas, vähemalt olin Tallinnas, siis praegu olen Virumaal ja 28 ja no super nagu, kas ei ole ilusamat aega üldse? Mu ema alati ütles, et kui millestki rääkida ei ole, siis räägi ilmast. Ilmast annab alati rääkida. Kas on ilm hea või on paha? Jah, alati saad sellest rääkida. Ma arvan, et ma rohkem neid ei lõika juurde. Need mauvad siia panni peale vast ära. Panen nüüd mingi marinaadi ja vaatame siis. Sool on kõige tähtsam. Tuleb siit üldse. Midagi tuleb. Ma pean, sool on siin sees niiskeks läinud. Ei taha hästi välja tulla siit seest. Ma pean tooma teise soolavaki vast üldse. Ei tea, aitab küll äkki või? Seda saab alati juurde panna. Kõige tähtsam asi on üldse oliiviõli. Vot seda asja mina armastan. Oliiviõli on nagu mega hea. Ma ei tee, praktiliselt ma ei kasuta absoluutselt mingit rapsiõli ega mitte midagi. Ainult oliiviõli. Meil vaja veel siia peale.
Peterselli ei ole mul. Ei ole. Ei ole võtta kuskilt. Aga see on Rimi basiilik siin. See läheb ka siia. Väga hästi peale. Ja oma till ka. No, tilli võib panna igale poole. Siin Virumaal till ei kasva. Üldse absoluutselt ei kasva. No ei ole. No vähemalt mul siin. No ei meeldi talle mitte midagi. Ta on nii vaene, ta on nii nigel, ta on no nii siuke äbarik, et ma ei tea, mis temaga on siin. No ei meeldi kasvada. Till, aga samas ta on nagu ülihea maitseaine, nagu talvel sügavkülmast võtta, nagu mega hea. Kui on tillu olemas kuskil pandud sügavkülm. Ja mis ma siia juurde veel panen siis? Soola panen natuke juurde veel. Siis pipart peaks panema. Musta pipart kindlasti. Aga pipraveski ei ole siin. Vot. Lähen toon ära. Väljas on 23 kraadi umbes sooja, 22 äkki. Aga vaata, läheb täitsa pimedaks. Septembri kohta. No ma ei tea. Minu jaoks esmakordne selline. Väga huvitav. Süüa hakkan juba tegema, siis ma pean liha ka saama ikka. Ostsin täna Rimist mingisugust alla hinnatud šašlõkki keefiri marinaadis äkki, ja on küll jah, Max Moritz. Ja no, mis kõige parem asi on see šabata. Iga kord, kui ma tulen Virumaale, Kiviõli poes on minu jaoks jäetud või tehtud lausa siuke itaaliapärane šabata. See on nagu kõige parem asi üldse. Ilma selleta ma ei kujuta ette. Ma siin paar aastat tagasi sõin teda hästi palju. Ja siis äkki läks siuke isu üle nagu. Ja ei söönud teda. Aga nüüd jälle on tekkinud selline vajadus selle järgi. Et mina tavaliselt musta leiba ja siukest saia või sepikut ei osta üldse. Aga vahepeal jah, ma sõin küll musta leiba. Must leib on ka hea, loomulikult. Aga ma ei tea, see šabata on lihtsalt kuidagi minule hingelähedane. Hästi maitsev. Ma topin need lihatükid siia vardasse nüüd ja mõtlen, et kokavideod siuksed, kui mina olen neid vaadanud YouTube'ist näiteks, keegi püüab kala või midagi,
siis alati lõpeb video ära, kui kala on ära püütud või siis lastakse üldse see kala tagasi. Nagu minu jaoks ei ole pointi sellel. Et ma tahan näha nagu, suu hakkab vaata vett jooksma juba. Sa vaatan seda videot ja siis lased kala tagasi. No mis point seal on? Ma tahaks näha seda söömist. Vot seda ma tahan näha. Ja sellised kokavideod, samas on nad päris huvitavad, et üsna harivad ka, et saad leiad igasugused sellised huvitavad retsepte asju. See lihavardasse toppimine ei ole küll ülikeeruline, seda oskab iga inimene teha vist, ma arvan. Või oled jahimees näiteks, lased mõne uluki. Ikka tahad mingisugust järge näha sellest, mis sellest loomast üldse saab. Kas nahastamine või midagi. Ja liha maitsmine. See on videot tegemisel võib-olla päris tähtis, oluline. Võt ma ei ole mingi eriline YouTuber ja ma ei kavatse selleks hakata ka. Ma teen seda lihtsalt enda lõbuks. Mulle meeldib see lihtsalt. Mulle meeldib ise ennast vaadata peeglist. Vaatan ennast peeglist ja vaatan ennast siis video pealt. Võib-olla sulle ei meeldi. Aga siis ei pea vaatama neid minu videosid. Mul tekib see probleem, et ilm läheb hästi juba hämaraks, et ma pean vist panema mingi välgu lausa. Või tähendab see valgus, mis selle kaamera peal mul on. Pean panema selle. Super ilm ikka, ma ei oska öelda. Tõeline suvi praegu, septembrikuus. Ma toppin nad kõik siia vist ära. Ei, pani maa rohkem. Ei. Tuline on. Ei ole lihtne. Kindlad ka ei ole. Vaata, vasaku käe kinnas läheb paremasse kätte. Või teeme vastupidi, niimoodi. Mul elavad siin igasugused metsloomad ka, nii et võiks täitsa kohe mõnda saada äkki filmi peale. Kunagi ma istusin siin, see oli eelmine aasta, ma istusin siin samamoodi, tegime lõket siin ja tegime šašlõkki. Ja kuuleme, keegi krõbistab siinsamas kõrval, see oli nagu hilissügis oli pigem vist. Ja keegi krõbistab siin kõrval. Keegi tuleb. Tosa, kes see on? Ja tuleb, käärik tuleb nagu reaalselt. Väike käärik tuleb siit minu juurest läbi. Ma tegin samamoodi, tegin liha siin. Ja viskasin lihatükid alla. Ja tuli rohusest tagasi,
võttis selle tüki ja läks minema nagu täitsa uskumatu. Vot siuke asi on juhtunud siin. Täpselt selle sama koha peal. Nii. Nüüd peaks kuidagi selle asja käima panema, muidu tuleb õhtu peale ja läheb pimedaks üldse. No vaata, oma tomat. Väga ilusad. Tomatis teeme salatit. Oma kurk ka. Mis on šašlõkk ilma tomate ja kurgi salatita? Ei olegi mitte midagi. Alati peab olema. Pipar peale veel. Pipar on väga tähtis. Ma olen kasutanud seda küüslaugu soola, kusjuures päris huvitava siukse maitse annab juurde.
isegi salatile panen mina vahest natukene oliiviõli juurde. Teeb kuidagi, ma ei oska öelda, mõnusamaks selle. Nii, hapukoor peab olema kuskil. No kus? Kus on hapukoor? Pipar läks kurku. Metsas elatakse niimoodi nagu mina praegu. See on kõige parem elustiil. Kes tahab vastu vaielda, siis vaieli vastu. Aga minu jaoks on see tõeliselt kõige parem elustiil. Salat on väga hea, maitsev. Vaatame, mis need teevad siin siis. No on mingi 10 minutit olnud siin praegu. Hoian veel natuke. Mina ei tea, äkki on valmis. Kokkuvõttes mahtusid kõik ära siia panni peale. Panin need 2 suuremat ka siia peale. Maitse on hea. No vaata siis. No vaata. Kas saab olla midagi paremat? Maitsen ära, vaatame. Alustan sellest kõrvitsast kohe, sellepärast et mind huvitab, mis päris huvitav. Saagi aru nagu natuke
kas need maitseained annavad juurde äkki, et meenutab seene maitset? Ei oska öelda praegu. On päris huvitav. Mõnusalt siuke krõmps on praegu. Nad on läbi küpsenud mul. Jaa. Huvitav, ta meenutab pigem nagu mingit seene maitset või midagi. Ma ei oska öelda, tõesti. Ma olen võhik, ma ei ole mingi eriline kokk üldse. Ma panen selle lambi ära. Ma ei ole mingi eriline kokk üldse. Katsetan niisama neid asju. Aga noh, jah. Ma kujutan ette, kui mul oleks neid hästi palju, neid samu selliseid suvikõrvitsaid, kui mul oleks neid hästi palju, siis ma tõesti ei tea, mis ma nendega teeksin. Aga noh, see aasta ma panin jah, endale siia panin. Ja noh, ma ei tea. Päris siuke jah. Päris huvitav. Samas, kui ma võtan nüüd lihatüki ja panen selle suhu. Vahe on. Jah. Ja võtad šabata. Kes mõtles šabata välja üldse? Ma ei tea, mina annaks temale kuldmedali üldse. No see on super. See on super. Aga nii on. Selle suvikõrvitsa vastu ma erilist huvi ei tunne. Edaspidi ka. Aga teie ante kommentaariumis teada, et äkki tõepoolest on mingid head, ma ei kujuta ette, mingisuguse saiapuruga kuidagi paneerida või mingit moodi läbi muna või kuidagi moodi annab teha midagi. Ei oska öelda, ei tea. Aga järgmine aasta ma endale siia seda ei pane, kohe kindlasti. Aga bon apetiit ja tisu ja head õhtut ja tööd ja praegu on väljas pime. Eriti soe kusjuures, mingi ma ei tea, üle 20 on praegu. Ja noh, kell on 21:38 on kell praegu. Ja nii soe noh, täitsa super, nagu oleks kuskil lõunamaal. Vaata, ära mine lõunamaale, tule ela Eestis. Okei. Take care. Hoia lipp püsti ja näeme jälle.